juht ei ole targem kui tema meeskond, ei üksikult tema liikmed ega meeskond kokku ja meeskond tüüpiliselt teab paremini, mis on tema hetkel kõige olulisem probleem ja kuidas seda lahendada. Ja eriti kui me räägime organisatsioonist, kus seal on juba 2-3 taset juhte. Siis teine oluline asi on see, et juht peab, kui ta tahab isejuhtimist juurutada, et ta peab lubama teha vigu ja ta peab aktsepteerima õigemini neid vigu ja võtma seda õppimiskohana, et niipea kui juht tuleb välja kriitika ja süüdlaste otsimisega, et siis tegelikult tapetakse kogu selline altpoolt tuleb motivatsioon ja initsiatiiv maha. Et need on sellised juhi poolt vaadates võib-olla 2 sellist nagu olulist asja. Tervist! Oleme täna tulnud sellisesse tehnoloogiaettevõttesse, meditsiinitehnoloogiaettevõttesse nagu Viveo Health ja räägime siin ühistarkusest Viveo tehnoloogiajuhi Martti Kuldmaga. Aga alustame üldsegi siis kaugemalt, enne kui me jõuame Viveoni ja kindlasti jõuame ka sellise kuulsa ükssarviku ehk siis miljardilise turuväärtuse omandanud Pipedrive'ini ja suure huvitava kultuurimuudatuseni Pipedrive'is, et alustame kaugemalt. Et äkki sa räägid natukene oma teekonnast, et mida sa õppisid ja mida sa oled teinud ja kuidas sa tänase päevani jõudnud. Ma olen juba vana mees, et 50 on täis ja natuke peale ka. Ehk olen jõudnud ühte ja teist teha. Et minu tehnoloogia karjäär hakkas tegelikult juba eelmisel sajandil. Huvi arvutite ja tehnoloogia vastu oli juba keskkooli ajal ja minu isa töötas KBFis, kus tollel ajal olid juba personaalarvutid olemas ehk et mul oli juurdepääs arvutitele ja esimesed programmid sai kirjutatud juba 80-ndatel. Sealt edasi loogiline käik oli siis TPI-sse ehk TTÜ-sse ehk nüüdse nimega TalTechi ja arvutid ja arvutivõrgud. Ja sealt paralleelselt tegelikult läksin kohe ka tehnoloogia peale ehk et ametinimetus oli vanem ökonomist. Olin 18-aastane ja tegelikult kirjutasin tarkvara Vasaras, mis oli siis tootmisettevõtte, lukuettevõtte. Ja sealt sai siis tehtud esimene päris ettevõtte ka, kooperatiiv. Ja seal siis panime kokku arvuteid ja pakkusime muid tehnoloogiateenuseid. Ja selline päris esimene töökoht oli, mida võib siis nagu suurem organisatsioon oli siis Eesti väärtpaberite keskdepositoorium ja see oli 94 ehk et seal ma olin siis alguses tehnoloogiajuht ja hiljem tegevjuht ja olin siis päevast üks Eesti väärtpaberituru loomise juures. Ja sealt sai siis spinnitud lahti esimene tõsisem oma ettevõte, kus me siis partneriga koos ehitasime meeskonda ja kirjutasime finantsturule suunatud lahendusi ja tarkvara. Ehk et väärtpaberite arveldamise ja kauplemise süsteemid, näiteks Tallinna börs esimesed 4 aastat kasutas meie poolt kirjutatud kauplemissüsteemi. SEB esimene internetipank oli meie poolt kirjutatud ja lisalt siis rahvusvaheliselt müüsime lahendusi ka arenevatele turgudele Aafrikasse, Kariibi mere piirkonda, Lähis-Idasse, et olid põnevad ajad. Insenerina mul oli allergia juristide vastu ja kui me tegime sellise esimese
korporatiivse nagu tehingu oma ettevõttega. Ja siis me juristi juurde ei võtnud ja müüsime 51% oma ettevõttest ühele Rootsi konsultatsioonifirmale. See oli aastal 2000. Ja see langes just sellesse aega, kui esimene tehnoloogia mul lõhkes, oli .com bubble ja siis juhtus niimoodi, et meie kliendid, kellele me oma teenuseid ja lahendusi pakkusime, tõmbasid investeeringud kokku. Ettevõte tegi mitu aastat järjest kahjumit ja tegelikult meid siis lahjendati ettevõttest välja. Et see oli valus, aga väga hea õppetund, et juriste tasub siiski selliste tehingute juurde võtta. Ja siis vaatasin natuke ringi ja liitusin Elisaga. Tollel hetkel oli ta radiolinja ja hakkasin sealt siis toote- ja tarkvaraarendust vedama tehnoloogia poole pealt. Seal kasvasin koos ettevõttega, õppisin tundma korporatiivset maailma, et Elisa Eestis oli tegelikult päris äge ettevõte, aga me olime osa ka suuremast grupist ehk et Soome Elisast. Ja seal siis tegelikult, ja mis oli tegelikult siis ka noteeritud börsil ja börsil noteeritud suure ettevõtte puhul tuleb kokku puutuda väga paljude selliste asjadega, mis tavamõistusega nagu väga hästi kokku ei istu, ehk et mais näiteks värbame ja septembris laseme lahti. Sest mis see loogika seal? Sest tulud ei tule vastavalt prognoosile täis ja siis nagu boonused on ohus ja nii see korporatiivmaailmas käib. Ja siis pärast seda ma olin Elisas 9 aastat. Tegin paar ringi väiksemates ettevõtetes. Ühe aasta olin Oslo börsil konsultandina ja tegelikult tegin ka paari väiksemat startupi. Ja aastal 2016 Pipedrive'i värbaja helistas mulle, ütles, et tule tööle. Ma ütlesin, et ei tule, et ma teen oma startupi. Ja see oli maikuus. Ja kui me augustis tegime pressiteatet, et me lõpetame ära, et raha on otsas, et siis värbaja helistas uuesti ja oskasid. Ütlesid, et ei, et me ei värba, et tule lihtsalt vaata, mis me siin teeme ja siis 2 nädala pärast olin lepingule alla kirjutanud. Ja nii siis järgmine lehekülg minu karjääris oli Pipedrive ja see oli päris äge sõit. Et alustasime, et kui mina liitusin, oli ettevõte tegelikult juba päris korralik. Ma arvan, et me olime umbes 300 inimese peal ja kui ma lahkusin, siis me olime pea 1000 ja ma olin seal 6 aastat ja vedasin kogu siis arendusmeeskonda, mis alguses oli 50 inseneri ja kui ma lõpetasin, siis pea 300. Ja see meeskond oli rahvusvaheline. Esiteks Pipedrive ise oli väga sellise diversifitseeritud töötajaskonnaga. Et kui ma liitusin, siis juba tollel hetkel oli Tallinna kontoris, ma arvan, 40 erinevat rahvust esindatud. Ja kui ma lõpetasin, siis me olime tegelikult juba 6 kontoris globaalselt laiali, et minu meeskonnas olid inimesed nii Eestis, Tallinnas, Tartus, Riias, Prahas ja siis Portugalis samuti. Aga hea, et enne kui me nüüd Pipedrive'i loosse süveneme pisut, et räägi pisut sellest tehnoloogia ettevõtte sellisest
back office või no ühesõnaga sellisest kaadritagusest elust, et noh, et on sellised mõisted olemas, on ju, et vaatajale ka, et näiteks nagu waterfall või noh, ühesõnaga nagu selline kosk, on ju, või siis agile, et noh, selline hästi liikuv, et noh, ma proovin nagu piltlikustada, et mingisuguse sellise puusalt tulistatud näitega, et noh, et näiteks linnaehitus, et üks võimalus, et tuleb on ju Peeter Esimene, ütleb, et siia tulgu linn ja palkab siis Itaalia arhitekti või 2 on ju, ja kes siis joonistavad need suured vägevad majad ja siis tuleb on ju selline orjade armee, kes siis hakkab seda linna selle visiooni ja suure juhi eest näitamisel, eest vedamisel ehitama. Noh, ja teine variant on see, et on tõesti mingisugune maatükk, võib-olla jah, mingi teede ristumiskohas, kus on siis näiteks laata peetud või mida iganes. Ja siis, noh, ma ei tea, jagatakse seal mingisugused krundid välja. Ja et kuna see tundub inimestele siis ägeda kohana, et noh, et siis igaüks ehitab sinna midagi, aga noh, et mingi visioon on, et noh, et näiteks laadaplats võiks jääda ja mingisugused teed ja kommunikatsioonid ja tuleb ka täitsa tore selline linnake, et aga need on noh, täiesti erinevad filosoofiad, on ju. Et ja noh, ei saa tingimata öelda, et üks on parem või halvem, sellepärast et noh, ilmselt paljud meist on käinud Peterburis ja noh, ütleme nii, et minu jaoks noh, vägev on ta kindlasti, noh, seda ei saa nagu üldse salata. Aga kas ma selle elada tahaksin, ma ei tea. Et kui nüüd nagu sellest kujundist lähtuda, et kuidas need tehnoloogiaettevõtted ikkagi toimuvad, kas suure juhi visiooni järgi või siis on kuidagi altpoolt või midagi vahepealset või? Jah, noh, kui rääkida tehnoloogiaettevõttest, et siis tegelikult ei saa kõiki ühe joonlaua järgi tõmmata, et on ettevõtteid, mis pakuvad konsultatsiooniteenust, no kui me võtame Eesti turu, siis näiteks Nortal. Ja seal on meeskond, kes teenindab võib-olla 10 erinevat klienti ja seal nad ehitavad siis tegelikult seda, mida klient tahab. Kui me räägime Pipedrive'ist, siis Pipedrive'i puhul on tegemist tooteettevõttega, kus tegelikult kogu meeskond ja mitte ainult siis insenerimeeskond, vaid tegelikult kogu ettevõte elab ühes rütmis, ühe visiooni taga ja sealt siis ka ehitatakse seda toodet selle visiooni suunas. Ja noh, tüüpiliselt see visioon on ikkagi alguses paika pandud asutajate poolt. Hiljem loomulikult see visioon kasvab ja areneb koos ettevõttega ja mida suuremaks ettevõte kasvab, seda rohkem seda siis ka nagu formaliseeritakse ja kasutatakse seal erinevaid meetodeid, kuidas seda visiooni siis kasvatada ja elus hoida ja valideerida vastu turgu ja kasutajaid. Aga jah, et kui alguses see visioon on asutajate käes ja see on pigem siis selline nagu loo rääkimine ja ta võib-olla nii väga siis ka kirjas ei ole, et võib-olla seal mingil 2-3 slaidil ja tegelikult see asutaja jõuab siis töötada tegelikult kõikide inimestega ja suunata ise seda tootearenduse protsessi, siis kui ettevõte kasvab, et siis ehitatakse sinna ümber natukene ka protsessi, töövahendeid, organisatsiooni struktuuri ja kõike seda. Aga mis oli see Pipedrive'i algne lugu, et kus see Pärpäe sulle helistas, mis ta sulle rääkis ja kas see on enam-vähem samaks jäänud või? Jah, et kui me Pipedrive'i visioonist räägime, et siis see visioon on tegelikult olnud läbi aastate sama, et kui Pipedrive loodi asutajate poolt, siis nende visioon oli tegelikult seotud nende enda probleemiga, mis neil tollel hetkel oli, et nad tulid müügimaailmast, nad olid ise müügitaustaga ja nad olid kokku puutunud müügijuhtimise nagu tarkvaradega, mis olid hästi kohmakad, mis olid tegelikult suunatud
kogu selle müügiorganisatsiooni ülevalt alla kontrollimisele, raporteerimisele, sellele, et juhid saaksid oma Exceli read kätte, mitte niivõrd selle müügimehe töövahendina. Ja nemad pöörasid kogu selle idee ümber, ehk et nad tahtsid ehitada lahenduse, mis töötaks või toetaks müügimehe enda vajadusi ja mille kasutamine ei oleks mitte piin ja kohustus, vaid vastupidi, et millest tõuseks kasu. Ja see nii huvitav, kui see ka ei ole, see oli tollel hetkel realiseerimata turul, ehk et kui me räägime, et meil olid turul suured ettevõtted nagu Salesforce, võib-olla Microsoft, Oracle oma lahendustega, siis nüüd ehitati väga hea kasutajamugavusega ja otse seda müügimehe vajadust toetav lahendus ja see hakkas ennast tegelikult viraalselt ise müüma. Ja see idee on tegelikult siiamaani sees Pipedrive'is, ta on ikkagi suunatud väikestele ja keskmistele ettevõtetele ja väike ja keskmine ettevõte, et see ei tähenda ühte või kahte inimest, vaid ta tähendab ikkagi ettevõtteid, mis on nagu globaalses mõttes väikesed ja keskmised, ehk et võib-olla 200-500 000 inimest. Loomulikult müügimeeskond on seal natuke väiksem, eks, aga mõte on sama, et Pipedrive toetab seda kasutaja mugavust ja toetab seda müügimeest ja mitte niivõrd seda nagu juhtimis- ja raporteerimisvajadust, mis ülevalt alla tuleb. Et kohe lähme Pipedrive'i juurde veel sügavamale, aga veel kord nagu selle juhtimise teema juurde, et kui jällegi selline klišee või mingist filmist korporatsiooni kohta on ikkagi mingi pilvelõhkuja ja siis kus asub juht on ilmselt on ju kõige kõrgemal korrusel arusaadavalt. Ja see ongi nagu püramiid sõna otseses mõttes, et ta ei ole võib-olla püramiidi kujuline, aga nagu põhimõtteliselt on püramiid, et juht on kõige kõrgemal ja siis hakkavad tulema ja nii edasi. Rääkisime sellest et tehnoloogiaettevõtteid ei saa üldistada, aga selline kujutelm on nagu tekkinud, et vähemalt 10-20 aastat tagasi, et ikkagi ka suured tehnoloogiaettevõtted nagu Microsoft või ka siin lähemal võib-olla, et niimoodi toimisid, et kas see oli nii või ei olnud nii või mis sa? Ta kindlasti oli nii ja selliseid nagu päris 100% isejuhtivaid ettevõtteid, kus kõik on võrdsed ja igalühel on sõna nagu visiooni osas, et neid tõenäoliselt on nagu suhteliselt vähe, aga kindlasti tehnoloogiaettevõtetes selline isejuhtimine toimib päris hästi. Et kui sa paned inseneri väga konkreetsesse kasti, kus sa annad talle ette tehnoloogiat, kus sa kirjutad talle täpselt ette, mida ta tegema peab, siis tegelikult jääb väga palju tema potentsiaalist kasutamata. Ja seetõttu tehnoloogiaettevõtted, ja ma arvan, et miks mitte ka muud ettevõtted, mis muudes sektorites toimetavad, kus on ruumi sellisele loomingulisele tegevusele, innovatsioonile, arengule, et seal, kui kaasata inimesi parendamisesse, protsesside muutmisesse, anda neile vastutus ja vabadus teha otsuseid tööriistade üle, ka nagu arhitektuuri otsuseid, et kuidas mingisugust toodet realiseerida, et siis see tulemus on parem, et inimesed teevad tööd suurema rõõmuga, nad liiguvad kiiremini, nad ei ole kammitsetud väga konkreetsete reeglite ja piiridega ja seetõttu tegelikult ka ettevõtte tulemus ja kiirus on parem.
aga enne nüüd, kui veel ise organiseerimist rääkida ja selle plussidest, aga ka miinustest, et mõtleks korra veel, et mis ikkagi siis selle pilvelõhkuja mudeli või püramiidi mudeli nagu plussid on. Nõrkusi me ju teame laias laastus seesama inimeste aja ja üldse ressursside raiskamine ja loovuse initsiatiivi pärssimine ja nii edasi, aga miks ikkagi, ma ei tea, kogu 20. sajandi teine pool ja ka 21. sajandi alguses piltlikult ja ka otseselt neid pilvelõhkujaid muudkui nagu ehitatakse või neid korporatsioone, et midagi seal peab toimima, on ju. Ma arvan, et küsimus on kontrollis ja seda võib-olla isegi mitte halvas mõttes, et selleks, et isejuhtiv süsteem saaks toimida, on vaja, et inimesed liiguksid paralleelselt sama eesmärgi suunas. Ja kui ettevõttes puudub või juhtidel puudub see kogemus, seda visiooni viia inimesteni niimoodi, et nad sellest aru saaks ja hakkaksid koos liikuma ühise eesmärgi suunas, siis väga suur oht on kukkuda anarhiasse, kus igaüks küll üritab parimat, aga need tulemused jäävad kehvaks, sest et tihti need asjad, mida ehitatakse, need ei käi omavahel kokku ja võib-olla tõmbavad erinevates suundades. Okei, aga hästi, et räägime siis natuke seda Pipedrive'i lugu, et milleks me siin mõnes mõttes oleme või mis mind ka Martini juhtis, et see teadmine, et Pipedrive'is, kordan veel korra üle, et tegu on ikkagi väga eduka, suure, turul hinnatud, kuidas iganes me seda nimetame, tehnoloogia ettevõttega maailmas, on ju. Et midagi seal on õieti tehtud, on ju, pehmelt öeldes, et ta nii suureks on saanud ja edukaks. Aga seal taga on siis üks selline huvitav lugu, millest ma palun sul siis rääkida, et kui sa sinna tulid ja tegutsesid, et siis mingi hetk ma saan aru, et sulle tundus, et nii nagu klassikaliselt öeldakse, et niimoodi enam edasi ei saa. Just. Ja räägi. Ja, et lugu ise oli järgmine, et kui ma siis Pipedrive'iga 2016, kui ma Pipedrive'iga 2016. aastal liitusin, et siis ma sain päranduseks organisatsiooni, mis tegelikult toimis päris hästi, kus oli umbes 50 inseneri ja 10 meeskonda. Aga me olime väga kiires kasvufaasis ja värvata tuli palju. Ja esimesel aastal me kasvatasime meeskonda pea 2-kordseks, mis tähendas tegelikult ka seda, et meeskondade arv kasvas. Ja ühel hetkel otse seal 15-16 meeskonna juhtimine muutus keeruliseks. Ja mis siis ikka tehakse, kui liiga palju meeskondi on ühe juhi käes, et tuuakse siis hierarhia ja lisatasemed. Ja nii ka meie tekitasime siis veel ühe kihi keskastme juhte ja läksime oma kasvuga edasi, aga mis juhtus, oli see, et organisatsioon, mis enne toimis päris mõnusalt, insenerid olid rahul, muutus oma kultuurilt selliseks rohkem kaitsvamaks. Iga selline nagu lisakiht, mis sinna organisatsiooni või ütleme lisavertikal, mis siis organisatsiooni loodi, hakkas arendama oma kultuuri. Iga meeskond spetsialiseerus järjest kitsama lõigu peale ja seetõttu inseneridel tegelikult see ühtepidi nagu fookus oli parem, aga teistpidi aru saama, et mis see suur pilt hakkas vaikselt ära kaduma. Ja samuti ka ütleme sellised praktikad, kuidas asju teha, need
hakkasid erinevates meeskondades nagu järjest nagu laiali jooksma. Ja see tekitas vajaduse tuua sisse rohkem kontrolli, täiendavaid protsesse, töövahendeid, koolitusi, raporteerimist, kõike seda. Ehk et mis tegelikult juhtub igas suuremas organisatsioonis, tahes või tahtmata. Aga see teistpidi ruineerib sellist nagu töökeskkonda ja tõmbab fookuse ära tegelikult nagu tootvalt tegevuselt ja väga palju auru hakkab minema koosolekutele ja raporteerimisele. Samuti hakkas tekkima selline meeskondade sisene kaitse, kus hoolimata sellest, et kuskil teises meeskonnas oli vaja midagi uut ehitada ja seal ei olnud piisavalt ressurssi, siis oli väga raske nagu liigutada inimesi ühest meeskonnast teise. Kõike seda me nägime, mis toimus ja proovisime seda siis klassikaliselt maandada läbi siis protsesside, töövahendite, koolituste, täiendavate uute rollide, mis siis üle kogu organisatsiooni proovisid mingeid vastutusi võtta. Aga tegelikult nagu asjad paremaks ei läinud, et läksid hullemaks ja ühel hetkel hakkas alarm tööle siis, kui insenerid hakkasid organisatsioonist lahkuma. Pipedrive'is esimestel aastatel lahkujaid oli võib-olla 1 aastas. Ja kui me jõudsime aastasse 2018 kevadesse, siis meil oli 2-3 lahkujat kuus. Et see oli nagu väga kiire ja väga kardinaalne muutus. Ja selle peale ma võtsin aja maha, mõtlesin probleemide peale, insenerina kirjutasin omale 10 punkti lahti, mis ei tööta ja täiesti kastist väljas mõeldes proovisin leida lahendusi. On oluline ka, et sa läksid ikkagi ka metsa. Ja, ma läksin metsa ja ma tõmbasin täiesti nagu juhtme seinast välja sõna otseses mõttes, et võtsin seljakoti ja olin 3 nädalat džunglis. Uudiseid ei lugenud ja telefonis ei olnud. Ja see tänapäeva maailmas on tegelikult väga oluline, et kui sa tahad midagi muuta ja sisuliselt asjade üle järgi mõelda, et siis tuleb tegelikult oma igapäevasest rutiinist välja astuda. Ja tänu sellele internetile, nutitelefonile on seda väga raske teha, et see vajab kas väga head sisemist distsipliini või siis tõesti minna sellisesse kohta, kus sul mobiililevi ei ole. Ja mina valisin selle viimase. Võib-olla mitte teadlikult, aga nii juhtus. Ja kui ma tagasi tulin, et siis panin oma mõtted kirja. Uurisin ka selliseid paremaid kultuure, mida maailmas tehtud on, vaatasin Microsofti, Google'it, Airbnb'd, Spotify'd, Nokia, Maps'i, 11 veel. Ja seal hakkas silma päris huvitavaid lahendusi. Ja siis sai kokku kirjutatud selline paber või õigemini 5 slaidi, et kus me praegu oleme, kuhu me tahame, mis on need probleemid, mis on võimalikud lahendused. Ja kõigepealt oli see slaid, et kus me ettevõttena oleme, et me konkureerime maailmaturul ja me tegelikult peame olema paremad kui teised, et me peame tegema midagi teistmoodi, kui me tahame võita. Ja siis läksin nende slaididega ettevõtte tegevjuhi juurde ja CTO
juurde ehk Timo Rein ja Sergei Anikin, nendega rääkisin 10 minutit ja öeldi, et davai, proovime. Nende poolt väga julge samm ja pärast olen retrospektiivis olen kuulnud, et neilt oli ka küsitud, et kas sa tõesti lased selliseid muudatusi organisatsioonis teha, et mis juhtub siis, kui see ei õnnestu. Aga näed, lasti, et julged mehed ja ma olen väga tänulik, et meil lasti selliseid muudatusi teha. Ja võib-olla see nagu eristabki sellist head juhti klassikalisest juhist, et mis tegelikult ka isejuhtimises on üks nagu põhiprintsiip, et kui keegi tuleb ideega, et siis lase neil seda realiseerida, isegi kui sa ise 100% sellesse ei usu ja kui välja ei tule, siis saab seda õppimiskohana võtta. Ja kasv tulebki ju tegelikult läbi vigade, et kui sa teed protsessi järgi päevast päeva ühte sama asja, siis sa tegelikult ei õpi ega kasva. Ja tegelikult sama käib ka ettevõtte kohta, ja sellises ettevõttes, kus kultuur, protsessid on väga rangelt paigas, et siis tüüpiliselt seal ei ole ka selliseid juhte, kes suudaksid innovatsiooni läbi viia, et siis ongi see, et kas võetakse väljast mõni konsultant, kes seda aitab teha, või siis pressitakse kõik sellest ettevõttest ja töötajatest välja, mis võimalik on ja lõpuks siis konkurents tapab ikka ära. Jah, see on huvitav, lihtsalt ütlen vahele nii-öelda evolutsiooni huvilisena, et jah, et kui ei oleks võimalus ühtepidi vigu teha või teistpidi olla loov, ütleme, et siis meid siin ei oleks, et siis oleks maakera kaetud bakteritega ja nii ongi, et mitte, et bakterid on väga toredad, aga jah, et siis midagi ei toimuks. Ja vigade tegemise juures on ka see asi, et kõigil ei tule välja ja kõik inimesed ei sobi igasse rolli ja siin on nüüd siis ikkagi ettevõtte nagu omalikel ja juhtidel vaja mingil hetkel ikkagi sisse astuda ja otsustada, et ükskord vigu teha on õppimine, teist korda sama viga teha on, siis tuleb enda sisse vaadata ja kolmas kord on tegelikult ikkagi minek, et nii on. Fair enough. Just. Nii, aga siis sul oli 5 slaidi, 10 minutit, öeldi, et davai, teeme ära. Mis siis juhtuma hakkas? Et mis me siis tegime? Tegime selle, et lõhkusime olemasoleva organisatsiooni täiesti ära. Et meil oli, tollal hetkel oli ettevõttes, ma arvan, üks 140 inseneri ja selle 140 inseneri kohta oli 28 juhti, et see oli ka üks selline hoiatussignaal minu jaoks, et kui ma tegin oma organisatsiooni juhtide päeva, et siis mul oli 28 inimest oli laua taga, et see tundus nagu päris selline nagu selline monster. Ja mis me siis tegime, lõhkusime organisatsiooni, formeerisime uued suuremad meeskonnad, kui enne olid meeskonnad sellised tüüpiliselt 5 kuni 7 inseneri ja juht, siis nüüd meeskonnad olid seal, ütleme, 15, 20, 25. Suurem meeskond oli seal kuni 40 inimest. Ja nimetasime nad ümber ka, kutsusime neid hõimudeks, inglise keeles tribe. Ja lasime selle hõimuse ees siis tegelikult formeerida dünaamiliselt meeskondi vastavalt vajadusele. Ja need meeskonnad pandi kokku siis mingite konkreetsete probleemide lahendamiseks ja nad tüüpiliselt töötasid koos 1-2 kuud. Nad natuke kauem ka. Ja juhul, kui nad oma eesmärgi saavutasid või ka siis, kui nad ei saavutanud, siis nad tegelikult läksid laiali. Ja loodi siis selle sama inimeste gruppi baasil siis järgmine meeskond järgmise ülesande lahendamiseks.
ja selle ühe hõimu sees, kus oli siis ütleme 20, 30 kuni 40 inseneri, tüüpiliselt võis siis korraga töötada 2, 3, 4, me kutsusime neid missioonimeeskonda, kellel oli väga selge probleem, mida nad läksid lahendama. Ja lisaks nendele missioonimeeskondadele oli siis ka siis nagu kodubaas või launchpad, nagu me seda kutsusime, mis siis tegeles sellise nagu igapäevase nagu hea korraga, et toetas ülejäänud organisatsiooni, kui kellelgi oli mingisuguseid küsimusi või pisivajadusi, hoidis need teenused püsti, mis selle hõimu vastutuses oli. Võib-olla tegeles ka väiksemat sorti seal mingisuguste vigade parandamisega või siis ka näiteks mingisuguse tehnilise uurimistööga. Aga põhiline tootearendus käis siis nendes missioonimeeskondades. Küsin vahel lihtsalt, et kas need teenused, nii-öelda funktsioonid ettevõttes olid siis nagu hõimude vahel ära jaotatud? Just, et see jagamine, esimene jagamine oli päris suur tegemine, aga selline nagu pidev reorganiseerimine ehk et mingite vastutuste ja teenuste nagu ümberjagamine hõimude vahel, et see on nagu pidev protsess, et vastavalt sellele, kuidas ettevõtte prioriteedid muutuvad näiteks, et mingisugust hõimu on vaja nagu suuremaks paisutada, siis ta annab mingisugused teenused ära kellelegi teisele. Või vastavalt sellele, kuidas meie tootevisioon muutus, et siis käis selline nagu pidev nagu vastutuste üleandmine ka. Ja mis veel muutus, oli see, et inimesed said ise teha valikuid, et kui enne oli väga selge nagu ülevalt alla organisatsiooni struktuur paika pandud, mitu inimest on kuskil meeskonnas, kui tahtsid juurde, siis kirjutasid järgmisesse aastasse eelarvesse mingisuguse plaani, et said kaks täiendavat töötajat ja kõik see, siis missiooniprotsessi ja hõimustruktuuriga muutus nagu oluliselt selliseks amorfsemaks ja paindlikumaks, et inimesed said ise otsustada, millisesse hõimu nad tahavad liikuda, mis andis neile võimaluse tegelikult töötada nende inimestega koos, kellega nad tahtsid, õppida juurde neid tehnoloogiaid, mis mõnes teises hõimus kasutusel olid ja jätkata kasvu insenerina. Ja see oli väga oluline, sest et kui enne, kui meil oli väga konkreetne struktuur, siis hoolimata selles, et Pipedrive oli tehnoloogiliselt väga vinge ettevõte, siis iga insener oli tegelikult väga kindlas kastis, kus tal oli oluliselt väiksem see tööriistakast, mida ta kasutas igapäevaselt ja selleks, et nüüd liikuda kuhugi teise organisatsiooni osasse, et see oli väga selline nagu valuline protsess ja need otsused olid pikaajalised. Ja samuti enne seda muudatust mul oli pidevalt organisatsioonis 2, 3, 4 konflikti inimeste vahel, kes lihtsalt omavahel ei sobinud, kellel olid erinevad arusaamised näiteks kvaliteedist, sellest, mismoodi teenuseid tuleb arendada, mõned tahtsid pühendada pikalt aega planeerimisele, teised tahtsid hästi kiiresti itereerida ja lükata prototüüpe välja kliendile. Ja need inimesed omavahel tegelikult väga hästi ei klappinud ja kui nad olid organisatsiooni poolt surutud koos töötama, siis oli seal kogu aeg sellist nägelemist, mida tuli siis kas läbi siis personaliosakonna lahendada või kuidagi teistmoodi. Ja pärast seda kultuurimuudatust tegelikult seda laadi probleemid kadusid, ehk et inimeste selline nagu stressitase nii-öelda nõmeda kolleegi pärast, kes tegelikult ei olnud nõme, vaid kellel olid teistsugused väärtused, praktiliselt kadus. Ja mis veel oli see, et me kaotasime väga palju selliseid fikseeritud nagu juhi roll ära, eks. Et kui enne oli niisugune, kui me organisatsiooni kasvatasime, et me lõime uue meeskonna, siis me formaalselt alati edutasime kellegi juhiks, eks. Ja mis juhtus oli see, et sa edutasid tüüpiliselt oma parima inseneri, eks,
ja noh, vastu said siis kehva või keskpärase juhi, kes tegelikult tahtis lahendada tehnilisi probleeme ja nüüd ta pidi äkki hakkama kuulama inimeste muresid, ma ei tea, palga, töötingimuste või mingisugustel muudel teemadel, eks. Pidi istuma koosolekutel, kirjutama raporteid, eks. Et minu jaoks ei ole väga hea kaup, et kaotada inseneri ja saada vastu selline keskpärane juht. Ja mismoodi me selle juhtimisprobleemi lahendasime, oli see, et need dünaamilised meeskonnad tegelikult siis organisatsioon ise valis selle juhi, kes siis selle nagu meeskonna kokku pani, eks. Ja juhi roll ei olnud seal niivõrd nagu formaalne, ehk et sellel dünaamilise meeskonna juhil ei olnud formaalset mõju või jõudu nende inimeste üle, kes seal missioonimeeskonnas töötasid. Et ta ei saanud neid mõjutada palga, boonuse, käskirjade, millegi muuga, ehk et ta sai neid inimesi motiveerida ainult läbi eestvedamise, läbi visiooni ja ta sai need inimesi tegelikult sinna ka missioonitiimi kutsuda ainult läbi selle, et need inimesed tahtsid selle meeskonnaga liituda, eks. Ehk et me saime vastu siis organisatsiooni, kus see kogu selle nagu motiveerimine ja juhtimine käis läbi sellise nagu leadershipi, karma energia, kus me andsime inimestele võimaluse proovida juhi rolli, kasvada versus see, et meil oli nagu selline tavaline ülalt alla juhitud organisatsioon väga konkreetse kontrolliga. Tuletan mulle lihtsalt meelde indiaani lugu, et indiaanlased, tasandliku indiaanlased elavad nendes tipides või püstkodudes, et pealiku definitsioon on väga lihtne. Et pealik on see, kelle tipi ümber on teised tipid. Et lihtsalt, kui ta nagu muutub nii-öelda väga pealikuks, et siis ta tuleb peale hommikul välja ja vaatab, et kedagi ei olegi. Kusagile mujale kolinud. Just. Et meil tegelikult ka seda juhtus, et kui eriti alguses, et oli inimesi, kes siis transformatsiooniga kaasa ei tulnud, kes üritasid siis töötada selle vana tööriistakastiga ja neil oli väga keeruline tegelikult oma meeskonda kokku saada, neid motiveerida. Et kui juht ikkagi ei jaga teistega eesmärki ja koos ei aruta, kuidas probleemi lahendada, vaid hoiab teised nagu pimedas ja ütleb neile igale ühele mingi konkreetse nagu ülesande, mida nad lahendama peavad ja siis kontrollib seda, siis sellises organisatsioonis, kus inimene tegelikult ei ole formaalselt seotud selle meeskonnaga, ta lihtsalt kas läheb minema või ütleb, et see on jama. Nii ja siis teil on Pipedrive'is ühesõnaga olid kasutusel, on siiamaani ilmselt kasutusel, on ju väga toredad sellised nii põlisrahvaste kui keskajast tuntud nimetused, et hõimud ja missioon, see kõlab ka palju paremini kui ma ei tea, mingisugune tööülesanne, on ju. Ja aga et siis on ka ju gildid, et mis need veel on? Gild on jah, laenatud siin keskajast, et mis ta on siis oskustööliste selline professionaalne ühing, eks, kus siis nagu teadmisi jagatakse ja võib-olla siis ka siis mingisuguseid tiitleid ja aunimetusi jagatakse, et see on siis nüüd ka nagu Pipedrive'is kasutusel, ehk et kui meil enne kultuurimuudatust olid meil väga selged nagu rollid, näiteks kvaliteedikontrollil, meil olid arhitektid, kes siis pidid teatavat liiki nagu otsuseid tegema teiste eest, siis me pöörasime ja need nagu tsentraalsed rollid tegelikult muutusid siis pudelikaelteks, et ja
mis tähendas seda, et me olime aeglased, näiteks, et kui mõni meeskond tahtis sisse tuua uut tehnoloogiat, et siis nad pidid minema arhitektide juurde, kellel võis olla seal tööjärjekorras, ma ei tea, 2 kuud tööd, eks, siis tegelikult seda laadi otsused jäid siis ootama. Ja kui need otsused tehti kiirelt ja ülepeakaela, sest et ei olnud aega süveneda nendesse konkreetsetesse probleemidesse, siis need otsused tehti tegelikult teiste inseneride eest. Mis tähendas seda, et kui midagi nüüd valesti läks, et siis oli hästi lihtne sellel meeskonnal, kelle eest otsus tehti, ennast distantseerida ja öelda kohe, et see ei olnud minu otsus, ma ütlesin kohe, et see on jama, et see ei tööta ja näed, nüüd juhtus niimoodi. Tegelege ise. Ja me pöörasime selle tegelikult ümber, ehk et me kaotasime ära need tsentraliseeritud otsustavad ja kontrollivad rollid ja tõime sisse selle asemel gildid, kus tegelikult toimus seesama asi, kus tehti otsuseid tehnoloogia elukaare üle, milliseid tehnoloogiaid sisse tuua, kuidas neid kasutada. Samuti oli võimalik sinna tuua mingisuguseid probleeme ja nõu küsida. Aga teistpidi gildil oli õigus siis teha üle organisatsiooni siduvaid otsuseid. Ja gildiga liitumine oli hästi lihtne, et sa liitusid Slacki kanaliga, gildi Slacki kanaliga. Slack on siis nagu sõnumivahetusprogramm nagu Facebook Messenger umbes. Ja sealt edasi said tegelikult siis juba vestlustes kaasa lüüa ja osaleda gildi koosolekutel ja tüüpiliselt siis 3 kuu pärast tekkis sulle hääleõigus, mis andis tegelikult juba võimaluse siis gildi juhtrühma saada ja tegelikult hakata kogu seda kas siis näiteks mingit arhitektuuri või vahest ka näiteks mingisuguse protsessi eest nagu muudatuste ja siis põhimõtteliselt muudatuste nagu eestvedamise nagu protsessi vedama. Aga ma saan aru, et gildid tegid ikkagi väga olulisi otsuseid, aga mismoodi nad siis sisemiselt otsustasid? Et otsustamine on keeruline asi ja eriti isejuhtivas organisatsioonis, et ega need otsused kergelt ei tule, et otsustamisel on nagu kaks nagu režiimi, et kui sul on hierarhia, et siis otsustab juht, eks? Ja, just, et siis on lihtne. Aga kui sul juhti ei ole, et sul on grupp inimesi, kus tegelikult ei ole paika pandud seda, et kes siis lõpuks selle otsuse teeb, et siis on keeruline. Ja ka Pipedrive'is meil läks tegelikult päris mitu aastat, et me õpiksime otsustama just. Ja no, ega mina ka ei tea, et mis see nagu hea meetod on isejuhtivas organisatsioonis, et hea on öelda, et otsustame konsensuse alusel, aga tihti juhtub siis nii, et siis lõpuks ikkagi nagu otsust ei tule, eks. Ja kuna keegi ei ole otseselt juhti vastutav, et siis see muutub ettevõttele tegelikult probleemiks. Et teine võimalus on siis see, mida me proovisime ka juurutada, et see tuli vist sotsiokraatiast või holokraatiast oli see, et juhul, kui keegi tuleb siis ideega välja, siis juhul, kui keegi siis nii-öelda kriitiliselt vastu ei ole, et siis lastakse tal teha. Ja kui ta saab sinna omale meeskonna ümber seda nagu asja nagu testima, eks, et siis see on nagu good enough, eks. Aga kokkulepe on siis see, et me
et kui me mingisuguseid uusi tehnoloogiaid või protsessi või töövahendeid katsetame, et siis on osa eksperimenteerimisest, õppimisest, eks, et see on okei, et me pöörame selle tagasi või teeme veel mingisuguseid muudatusi, eks. Et kellelgi ei eeldatud, et ta oleks nagu ilmeksimatu ja oleks õige ehk, et. Ma mõtlen lihtsalt vahel, et sotsiokraatia ja sellest minu teada välja kasvanud holakraatia, et need on siis nii otsustamismeetodid kui ka juhtimismudelid, et ja sotsiokraatias vähemalt, mida ma paremini tunnen, on siis otsuse tegemisel nii-öelda 2 kriteeriumit, et need olid siis good enough for now ehk siis piisavalt hea praegu, et nädala pärast võib olla see teine olukord ja siis safe enough to try, et ühesõnaga, et organisatsioonil lenda õhku, kui me nüüd nädal aega proovime ja et igal ajal saab selle teema üles tõsta ja otsuse ümber vaadata. Nii, et gildid, hõimud, missioonid ja selle tulemusena sündis ükssarvik, no mitte ainult selle tulemusena, eks. Ei, no see lihtsalt kõlab hästi, et see on nagu ikkagi selline nagu lugu juba, on ju, aga kui ma selle juba välja ütlesin, et kuidas sa seostad seda kultuurimuutust, ütleme, Pipedrive'i ikkagi edu suure tõhususega, siis jah. Ma nii palju olen kindel, et kehvemaks meil kindlasti ei läinud ja ma ise tahan uskuda, et läbi selle muudatuse meil läksid mingid asjad paremaks, et oli asju, mida me saime mõõta, näiteks inimeste rahulolu ja see läks selgelt paremaks. Tänu sellele, et nad said kasvada, nad said liikuda sinna, kuhu nad tahtsid, kas oma õppimise mõttes või meeskonna mõttes. Nad said proovida juhi rolli ilma, et nad oleksid teinud sellise karjäärimuudatuse, kus nagu ettevõttes saab ainult jalad ees välja, eks. Kui sa juba juht oled, et siis on väga keeruline öelda, et sa pead väga tugev olema selleks, et öelda, et ma ei taha juht olla, et lähen tagasi spetsialistiks. Siis ma tahaks loota, et me olime kiiremad tänu sellele, et me suutsime oma ressursse ja inimesi liigutada nende probleemide taha, mis olid ettevõtte jaoks olulised. Seda on juba natukene nagu keerulisem mõõta, eks. Ja läbi selle motivatsiooni, mis inimestel oli kindlasti parem, ma usun ka, et nende selline igapäevane efektiivsus oli parem. Et tarkvara arenduses kahjuks seda efektiivsust mõõta on väga keeruline, et on ajalooliselt on proovitud tarkvara arendaja efektiivsust mõõta läbi ridade arvu, et mitu rida ta koodi kirjutab, aga siis kirjutad 3 tehte asemel kirjutad need, mis on 1 rea peal, kirjutad need 3 rea peale ja siis sa oledki efektiivsem, eks. No see on see klassika, et mida mõõdad, seda ka saad. Just. Et ja kindlasti meie selline organisatsiooni, ja ma mõtlen siin nagu inseneriorganisatsiooni identiteet muutus oluliselt tugevamaks ja me saime inimesi, kes tegelikult hindasid sellist isiklikku kasvu, innovatsiooni versus siis inimesed, kes tahtsid töötada hierarhilises organisatsioonis ja ma arvan, et see võib-olla oli kõige suurem väärtus. Aga kuidas see üleminek selles mõttes toimus, et kas inimesi oli vaja ka koolitada, rääkida neile, et nüüd sa oled, need on sul suuremad volitused, nüüd sa oled iseseisvam kui varem, kuidas nad kaasa tulid? Jah, et muudatus läks üllatavalt lihtsalt ja ma olen läbi käinud ka nagu muudatuste juhtimise koolitused ja korporatsioonis, et ja kuidas see kõik käib ja kui keeruline see on ja sul peavad olema stakeholderid ja kommunikatsioon ja nii edasi. Siis tegelikult
selle muudatuse puhul see kõik juhtus suhteliselt ise, et see lugu oli lihtsalt niivõrd hea, eks, et kui ma lugesin ette probleemid ja selle visiooni, kuhu me tahame jõuda ja pakkusin välja lahendused, et siis need lahendused tegelikult olid talupoja mõistusega nagu väga hästi arusaadavad ja organisatsioon ostis selle mõtte ära, ilma et ma oleksin pidanud väga palju müüma, et meie algne plaan oli see, et kui ma mai alguses seda ideed tutvustasin kogu organisatsioonile, et siis me suvel teeme mõned proovid mõne meeskonnaga ja vaatame, kuidas läheb. Reaalsus oli see, et esimesed hõimud olid juba mai lõpuks olid loodud, eelmised meeskonnad laiali saadetud, esimesed missioonid algasid ja suve keskpaigaks praktiliselt 2/3 organisatsioonist oli ümber pööratud. Ja me ei planeerinud seda muudatuste kultuuri nagu detailideni, et oli väga palju neid kahtlejaid ja kõhklejaid, kes tõid välja selliseid ääresituatsioone, et aga mis juhtub siis, kui ja see on lahendamata, kuidas me seda teeme, siis ma suutsin ikkagi viia selle organisatsiooni seisu, kus nad usaldasid nagu vette hüppama tundmatus kohas. Ehk et mis ma ütlesin on see, et teeme jooksu pealt. Et ma ei tea, kuidas see töötab, proovime, jagame kogemusi, kui esimene meeskond on näiteks esimese missiooni käima lükanud, siis ta tuleb ja jagab seda teadmist teistega, paneme kirja ja läheme niimoodi edasi ja nii me selle muudatuse tegime. Ja loomulikult rahulolu kukkus esimesed 1,5–2 kuud, aga 3. kuul oli rahulolu tagasi sellel tasemel, mis ta enne muudatust oli ja sealt edasi tõusis veel oluliselt kõrgemale. No, et siis ma tahaks ikkagi öelda, et jällegi nii-öelda evolutsiooniliselt, bioloogiliselt, et inimkond on elanud, ütleme siis sellistes püramiidsetes korporatsioonides, võib-olla heal juhul umbes, paarsada aastat, kui me võtame ka mingisugused muud organisatsioonid nagu mingisugused nii-öelda kiriklikud ja sõjaväelised ja nii edasi, et ehk see, et mida te tegite, et see oli heas mõttes tagasitulek sellisesse loomulikkusse organiseeritusse, ehk siis sellised paraja suurusega kogukonnad, hõimud, inimesed tunnevad kõik, arusaadav olukord, et mul on mingid oskused, ma saan neid arendada, isegi nagu tahetakse, et ma neid arendan ja pakun välja ideid ja et see kõlab selles mõttes väga huvitavalt. Et erilist koolitust ei ole tingimata nagu vajagi. Aga et võib-olla lõpetuseks ütle siis mõned sellised õpetussõnad või märksõnad, et mis on oluline siis ütleme sellise muudatuse peale mõeldes, seda läbi viies, jah? Et esimene, võib-olla kõige olulisem asi on see, et juht peab oma meeskonda usaldama. Et juht ei ole targem kui tema meeskond, ei üksikult tema liikmed ega meeskond kokku ja meeskond tüüpiliselt teab paremini, mis on tema hetkel kõige olulisem probleem ja kuidas seda lahendada. Ja eriti, kui me räägime organisatsioonist, kus seal on juba 2-3 taset juhte. Siis teine oluline asi on see, et juht peab, kui ta tahab isejuhtimist juurutada, et ta peab lubama teha vigu ja ta peab aktsepteerima õigemini neid vigu ja võtma seda õppimiskohana, et niipea kui juht tuleb välja kriitika ja süüdlaste otsimisega, et siis tegelikult tapetakse kogu selline altpoolt tuleb motivatsioon ja initsiatiiv maha.
et need on sellised juhi poolt vaadates võib-olla 2 sellist nagu olulist asja. Et siis usaldus ja vigade aktsepteerimine, ühesõnaga nende nagu õppimiseks pööramine teatud piirini vähemalt. Ja noh, mis veel on siis tegelikult ka see, et tuleb vähemalt alguses meeskonda toetada ka mingisuguste töövahendite või meetoditega, et nagu me siin enne rääkisime otsustamisest, et see ei tule niisama ise, ehk et hea on kõrvale võtta mõned materjalid, vaadata, mismoodi holokraatia või sotsiokraatia on neid probleeme lahendanud ja sealt siis võtta seal tööriistakasti mingisugused asjad, testida neid, et neid ei pea nagu üks-ühele üle võtma, eks, aga vähemalt esialgu on seda kindlasti vaja. Ja õppimise jaoks hästi oluline on retroprotsess. Ehk et kõik meeskonnad, kuna formaalset juhti ei ole, et siis tagasiside saab tulla ainult meeskonna enda seest, eks. Ja selleks, et see tagasiside välja tuleks, et see retroprotsess on päris hea, eks. Ehk et koos kokku tulla, vaadata, mis viimase 2 nädala jooksul juhtus, mis selles konkreetses projektis juhtus, mis oli hästi, mis oli halvasti ja mida me teeme teistmoodi tulevikus. Ehk et selline formaalne juhtimisprotsess peab kindlasti paigas olema. Sest kui seda ei ole, siis tegelikult sellist nagu õppimist ei toimu või see toimub ainult nagu individuaalsel tasemel ja nagu öeldakse, et loll õpib, ma ei tea, oma vigadest ja tark õpib teiste vigadest, et siis seda nagu kõrgema taseme nagu teiste vigadest õppimist ei tule. No hästi, aga viimane asi veel, et nagu alustasin, et me siin oleme hoopis ühe teise ettevõtte kontoris, mille nimi on Viveo Health, et ehk siis tundub, et sa olid Pipedrive'ist ikkagi ära ja no räägi, ütleme esiteks, et mida Viveo teeb, aga teiseks pole isegi olulisem, et kuidas see kultuur ja kõik see, millest me rääkisime, et siin rakendub. Viveosse jah, ma tulin selle aasta kevadel, et Pipedrive keeras 1,5 aastat tagasi uue lehekülje oma arengus, et tehti exit, endised asutajad astusid juhtimisest välja ja nüüd on siis Ühendriikide privaatkapitalifond sees, kes Pipedrive omab ja tegelikult ka uue kultuuri sisse toob ja noh, see exit oli tegelikult päris mitmes mõttes oli väga hea nagu Eestile, et see ühtepidi andis siis kapitali, mida saab järgmistesse iduettevõtetesse panna, aga ka teistpidi ka siis inimesi, kes saavad minna järgmisele ringile ja ehitada uusi ettevõtteid selle kogemuse baasil, mis nad sealt õppisid. Ja mina valisin Viveo. Viveo ehitab siis sellist uut tervishoiusüsteemi globaalselt, et ehitame tervishoiuteenuste turuplatsi, kus siis on ühelt poolt on siis inimesed, kellel on võib-olla mured ja teisel pool on siis hulk siis teenuse pakkujaid, kes neid aidata saavad, et me teeme seda kõike üle interneti ja mitte siis niivõrd Eestis, aga praegu oleme fokusseerinud Indiale ja samuti ka Emiraatide turule. Ja mis me teeme, on siis alates konsultatsioonist, et sa saad arsti vastuvõttu 2 minutiga, sealt edasi siis tervise testimine ja see tehakse sul kodus ära, ehk et sul tuleb õde koju, kes võtab sult proovid
ja proovivastused on siis 12 tunniga ka siis äpist kättesaadavad nii sulle kui arstile ja sealt edasi siis tegelikult ühe vajutusega saab osta ka ravimid ära, et see on hetke selline nagu lühem visioon ja nüüd edasi me tahame ehitada ka siis selle nagu siis vältimise poole ehk et need andmed, mis meil nüüd inimese kohta on, et loomulikult tema siis nõusolekul me saame tegelikult teades tema näiteks mingid terviseriske, mis tulenevad geenitestist või veretestist, me suudame tegelikult tarkade algoritmide baasil talle nagu soovitada, et aeg on külastada näiteks kas perearsti või mingit eriarsti ja see tegelikult vähendab sellist kannatusi maailmas, eks. Et inimesed, et kui sa oled juba kukkunud EMO-sse, et siis on asjad nagu päris pahasti, et kui me saame kas või näiteks mingisugune 10% inimesi enne õigel ajal nagu eriarsti juurde, enne kui asjad pahasti on, et siis on kõigil parem. Aga meeskond on meil hetkel väike, et Pipedrive'i kõrval, kus meil oli seal 300 inseneri, on meil hetkel 10. Aga ka siin me oleme tegelikult selle sama missiooniprotsessi käima lükanud. Ja hetkel meil ongi meeskond töötamas kahe erineva fookuse kallal ja see missiooni meeskond ei koosne siis ainult inseneridest, eks, et meil on seal sees ka nagu turundajad, operatsioonispetsialistid, tootejuhid, disainerid, et mis ma teen, ma annan neile eesmärgi või probleemi lahendada ja nad tegelikult selle sama missiooni sees katsetavad erinevaid lahendusi, kas muudavad rakendust, lähevad hoopis teisele turule, proovivad seal midagi teha, et nagu see on nagu päris äge on vaadata, kuidas see nagu meeskond toimetab ja kui kiiresti nad tulevad uute ideedega välja. No hästi, aga siis soovin jõudu selle uue ettevõtmise arendamisel, millest siis, kes teab, jälgime põnevusega, et mis sellest välja kasvab, aga igal juhul suur tänu ka selle eest, et sa jagasid seda väga-väga huvitavat ja inspireerivat lugu. Aitäh!